Marco Rubio avaldas just selle olulise aruande, mis tõestab, et kommunistlik Kuuba on vastutav äärmusvasakpoolsete rühmituste ja liikumiste loomise eest Ameerika Ühendriikides. Suur samm Kuuba diktatuuri lõpliku kukutamise suunas. Ja nad tegutsevad koos vaenulike välisriikidega, kes jagavad nende missiooni, nagu Iraani käsilaste võrgustikud Iraagis, mis on üha tihedamalt seotud vasakpoolsete võitlusgruppidega üle kogu maailma. Kuuba režiimi ulatuslik luure ja ideoloogiline võrgustik aitas üles ehitada äärmusvasakpoolsuse meie riigis ja meie poolkeral ning on jätkuvalt lahutamatult seotud äärmusvasakpoolsete rühmituste ja liikumistega nii läänes kui ka sellest väljaspool. Tänapäeva äärmusvasakpoolsed terroristid võivad koguda raha ühes riigis, nad võivad hoida oma sidekanaleid teises riigis. Nad võivad saada väljaõpet kolmandas riigis, nad võivad värvata võitlejaid neljandas riigis ja koos võivad nad rünnata sihtmärki viiendas riigis. Välisministeerium avaldas dokumendi Kuuba 21. sajandi kommunismi pealinn ja süüdistab režiimi selles, et see on peaaegu 7 aastakümmet juhtinud Ameerika Ühendriikides luure, poliitilise infiltratsiooni, propaganda ja õõnestustegevuse kampaaniat. Marco Rubio esitles seda dokumenti kui avalikku paljastust ohust, mida tema sõnul on liiga kaua eiratud. Kõige plahvatusohtlikum süüdistus on see, et Kuuba ei olevat tegutsenud ainult endise Nõukogude Liidu liitlasena. Dokument väidab, et Havana lõi avaliku projekti, mis segas omavahel luureteenuseid, katteorganisatsioone, vahetusprogramme, poliitilisi organisatsioone, akadeemilisi keskusi ja radikaalseid liikumisi. Välisministeerium väidab, et Kuuba agendid tungisid Ameerika valitsusringkondadesse, lõid aktivistidega sidemeid ja toetasid äärmusvasakpoolseid tegevusi Ameerika pinnal. Rubio püüab neid süüdistusi käsitleda riikliku julgeoleku küsimusena, mitte ainult diplomaatilise vaidlusena kommunistliku saarega. Viimastel tundidel on tähelepanu keskpunkti tõusnud niinimetatud riiklik kiirreageerimisplaan, mille juunis levitas Ameerika koalitsioon riiklik Kuuba võrgustik, kuhu kuulub üle 60 organisatsiooni. Plaan näeb ette koordineeritud tegevusi kuni 24 tunni jooksul, kui Ameerika Ühendriigid ründavad Kuubat või kui tekib isegi vahetuks peetav oht. Mobiliseerimiseks välja toodud kohtade hulgas on sõjaväebaasid, värbamiskontorid, föderaalhooned, kohtud, immigratsiooniametid ja spordiareenid suurte ürituste ajal. Avalikustatud eesmärk oleks muuta kõik Washingtoni tegevused poliitiliselt ja materiaalselt kulukaks. Teine muret tekitav punkt puudutab andmebaasi, milles on 1335 sõjalist ja politseirajatist, mis asuvad üle lääne poolkera. Aruanne seob selle materjali Black Alliance for Peace'iga ja väidab, et see võiks suunata protestide ja aktsioonide korraldamist strateegilistes kohtades. Kuuba on tõesti hoopis teistsugune. Suur arusaamatus seiseb selles, et Kuubat ei juhi valitsus, vaid sõjaväeline kontsern nimega GAESA. GAESA omab praktiliselt kõike riigis. Turismisektorid, kaevandamist ja bensiinijaamu, nad kontrollivad kõike. Nad toodavad umbes 70% Kuuba SKP-st selle sõjaväelise ettevõtte kontrolli all ja juhivad varasid, mille väärtus on 14 kuni 17 miljardit dollarit. Samal ajal on inimesi, kes nälgivad ja elektrivõrku pole 10 aastat hooldatud. Kuid see sõjaväeline kontsern istub endiselt nende varade otsas. Ja muide, mitte ühtegi senti selle kontserni rahast ei lähe riigikassasse. Põhiprobleem on see, et Kuuba vajab tõsiseid reforme, et mitte muutuda läbikukkunud riigiks ja ohuks sesinüüle. Neil on vaja majandusreforme ja küsimus on, kas nad suudavad teha reforme nende inimestega, kes praegu võimul on. Ameerika Ühendriikide valitsuse ametnik ütles, et sisejulgeoleku ja terrorismi vastased asutused uurivad seda juhtumit tähelepanelikult, sest mõned selles struktuuris osalevad organisatsioonid on minevikus juba vägivaldsetes tegudes osalenud. Dokument keskendub 6 struktuurile. Kuuba rahvaste sõpruse instituut, riiklik Kuuba teemaline võrgustik, Cold Pink, Rahvafoorum, Ameerika demokraatlikud sotsialistid ja rahvuslik advokaatide gild. Washington kirjeldab Kuuba instituuti kui rahvusvahelist mõjuskeskust, mis on seotud Kuuba valitsusega. Uurimise kohaselt hoiab see struktuur kontakti enam kui 2000 solidaarsusorganisatsiooniga enam kui 150 riigis.
luues võrgustiku, mis suudab levitada propagandat, korraldada delegatsioone ja tuua Ameerika aktiviste Kuuba võimudele lähemale. Aruandes mainitakse ka aktivistide reise Kuubale, kohtumisi valitsuse liikmetega, kampaaniaid Ameerika sanktsioonide vastu ning struktuure, mida kasutatakse poliitiliste liikumiste rahastamiseks või organiseerimiseks. Rubio süüdistus on, et Havanna segab luuret, propagandat, ideoloogilist survet ja toetust revolutsioonilistele organisatsioonidele ühte pikaajalisse strateegiasse. Dokumendi koostamiseks kogus Välisministeerium kokku luure poolt avalikustatud memorandumid, riikliku julgeolekunõukogu dokumendid, uuringud, avalikud registrid ja materjalid, mille on koostanud mainitud organisatsioonid ise. Rubio enda avaldatud postituses ilmub raporti tume kaas, millega kaasneb süüdistus, et Kuuba režiim on olnud enam kui 6 aastakümne jooksul üks peamisi vasakradikalismi ja kolmanda maailmalisuse toetajaid Ameerika Ühendriikides. Erik Doherty avaldatud videos ilmub Rubio Välisministeeriumi pitseri ees, samal ajal kui kuvatakse lehekülg nimega Revolutsiooniline riik. Ossent Defenderi sägatud pilt tugevdab süüdistuse kaalu, esitades Kuubat kui rahvusvahelise mõjustruktuuri keskust, mitte kui isoleeritud ja nõrgestatud valitsust. Sadiku Carlos Aguimenesi tehtud postituses oli reaktsioon veelgi karmim. Ta väitis, et Kuuba diktatuur kujutab endast olulist ohtu Ameerika Ühendriikide riiklikule julgeolekule. Toetas Rubio poolt tehtud paljastust ja ütles, et Kuuba peaks olema Washingtoni surve järgmine sihtmärk. Teises Aguimenesi avaldatud videos ilmub dissident Luis Manuel Otero Alcantara pärast Miamisse saabumist, olles Kuubal 5 aastat vangistust kandnud. Teda võtsid vastu toetajad, ta külastas meie naise heatahtlikkuse rahvuspühamut ja kutsus taas üles lõpetama diktatuuri ning Castro dünastia. Kuuba dissident muusik Luis Manuel Otero Alcantara vabastati 5-aastasest vanglakaristusest Kuubal ja talle anti tingimisi vabastus Ameerika Ühendriikides. Kuubalased lihtsalt vabastasid ta ja kas tema vabastamine näitab, et Kuubal toimub midagi uut? Tegelikult mitte, ta kandis tõesti oma karistuse ära, nii et ta oli seal alates 11. juulist 2021. Ta oli üks nende massiliste protestide juhtidest, mis sel päeval toimusid ja lihtsalt vabaduse nõudmise eest visati ta 5 päevaks vanglasse. See ongi see, mida kommunistlik režiim sulle toob, saad aru. Nii et kõik need inimesed siin Ameerika Ühendriikides, kes nõuavad seda sotsialismi, kommunismi, just seda te saategi. Ja nüüd on ta vabaduse maal, siin Ameerika Ühendriikides. Ja see, mis toimub Kuubal, on taas sama tüüpi surve, mitte sõjaline, vaid majanduslik surve hakkab tööle, Rubio sõnul. Ta kasutas seda juhtumit, et nõuda teiste poliitvangide vabastamist ja süüdistas Havannat nende tagakiusamises, kes nõuavad kunsti kaudu vabadust. Otero Alcantara vahistati 2021 aasta juuli protestide ajal ja ta mõisteti süüdi süüdistustes, mis puudutasid avaliku korra rikkumist, võimuesindaja solvamist ja rahvuslikke sümboleid. Inimõiguste organisatsioonid pidasid teda poliitvangiks. Mitme päeva jooksul ei teadnud isegi tema toetajad, kus ta viibib. Sisenemine Ameerika Ühendriikidesse toimus humanitaarloa alusel. Tema saabumine Miamisse toimus tingimusel, et ta lahkub Kuubalt. Vabastamine, millele järgnes sunnitud lahkumine saarelt, avas Havannale veel ühe surveallika just siis, kui Rubio avaldas dokumendi. Kui raport paljastab mõjude võrgustikke, mis tegutsevad Ameerika Ühendriikides, siis Miamis filmitud videos esineb opositsionäär, kes vabanes vanglast ja pidi oma kodumaalt lahkuma, et edasi rääkida. Järgmine konkreetne samm võib tulla Justiitsministeeriumilt, Rahandusministeeriumilt, FBI-lt või Valgelt Majalt. Kui uurimised leiavad sanktsioonide rikkumisi, ebaseaduslikku tegevust välisagendina või ebaseaduslikku rahastamist, mis on seotud Havanna struktuuridega. Suur tänu, et vaatasite seda videot lõpuni. Toetage meie projekti ja aidake rahaliselt, kasutades ekraanil kuvatavat PIX võtmekoodi. Oleme sõltumatu kanal, mille eesmärk on hoida teid tõega kursis. Teie panus aitab meil jätkata tegutsemist.